Tere taas Brüsselist Euroopa Parlamendis, mul on rõõm kõiki tervitada. Täna on juba lausa 18. november, neljapäeva pärastlõuna, 2:30 siin kohaliku aja järgi. Teil on kell 3:30 Eestis. Selle ajal, kui see video on üleval sotsiaalmeedias, mu kodulehel jaakmadisson.ee, mida kindlasti külastage väga palju, siis on kindlasti kell palju rohkem. Aga nagu ikka tavaliselt ainsa Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmena üritan ma olla väga avatud info andmisel, et te teaksite, millega ma siin tegelen ja millega tegeleb Euroopa Parlament, siis võtamegi need paar asja kokku, millega on need viimased päevad siin hakkama saadud. Esiteks, ma arvan, kõige olulisem asi, mida ma pean rääkima, on see, et pöördun siis Euroopa Komisjoni poole, komisjoni volinike poole, nii ühe kirjaga kui ka kirjalike küsimustega, mis puudutavad kurikuulsaid koroonapiirangute reegleid tänaseks siis Austrias ja Lätis. 6-7 kuud tagasi umbes, kui hakati juurutama seda nii-öelda rohelise passi ideed. Euroopa Liit tuli välja algatusega, et peaks olema ühtselt võimalik tõestada Euroopa Liidu riikides, et kas inimene on vaktsineeritud, selle läbi põdenud või teinud negatiivse testi. See annab justkui niisuguse võrdsuse, et see ei diskrimineeri, kuna on olemas alternatiivid. Et kes vaktsineerida ei taha või ei saa, saab teha testi, kes on läbi põdenud, saab ka seda tõestada, kõik ilus ja armas. Ja ma mäletan pool aastat tagasi, mina sealhulgas korduvalt rõhutasime, et see asi võib viia selleni, kus hakatakse selekteerima inimesi gruppidesse, eraldi riikides, et kes on nüüd hea kodanik ja kes on halb kodanik. Head kodanikud on need, kes võivad siis minna kohvikusse, restorani, poodi, kes on vaktsineeritud, mis siis nad võivad levitada viirust, aga halvad kodanikud on need, kes siis põhimõtteliselt jauravad midagi sellest, et igasuguse ravimi manustamine on su enda isiklik otsus, mitte ühegi riigi valitsuse või ministri asi sundida sulle peale, et sa pead seda tegema, vastasel korral me paneme su koduaresti. Just see, mis on juhtunud tänaseks Austrias. Ja kuna ka Eestis on need piirangud täiesti jaburad, just vaatasin, kuidas eile Eesti 2 politseiametnikku ei leidnud paremat tegevust, kui üritada täiesti tühja kohvikut külastada, kus teha trahvi, ei teagi mille ees, sest ühtegi rikkumist ei tuvastatud, aga trahvi tehakse ja selline nagu, ma ei tea, madalalaubaline jõmlus, et näidata justkui nagu jõudu sellepärast, et on antud käsk. Eestis on ka asi jabur, aga see, mis on Austrias ja Lätis, on nagu veel hullem. Ja muidugi küsimus see, kui kaugel me sellest oleme. Ja seetõttu siis paar päeva tagasi koostasime väga pika põhjaliku kirja Euroopa Komisjoni volinikele, mis puudutab Läti ja Austria piiranguid. Ma siis ütlen lühidalt, et Lätis siis selle nädala esmaspäevast ei või vaktsineerimata parlamendiliikmed osaleda parlamendi töös, nad ei või minna hääletustele ja kui nad ei saa minna parlamenti tööle hääletama, siis võetakse palk maha. Ehk siis peatatakse töötasu maksmine. Ja minu jaoks on täiesti nagu hullumeelne, see on düstoopia. Põhiseaduslikult valitud parlamendiliikmed, kes esindavad oma valijaid, kes on saanud oma mandaadi demokraatlikel valimistel. Neilt võetakse enamuse otsusega, saate aru, parlamendi enamus hääletab vähemuse üle, et see parlamendi vähemus ei tohi minna tööle, ei tohi hääletada ja ei tohi ka palka saada. Ja see kehtib ka kohalike omavalitsuse volikogu liikmete suhtes. Ehk siis, mis on minust nagu täiesti sürreaalne, et see asi on võimalik justkui Euroopa Liidus, mis on demokraatia, kants, tõeline häll, sallivus, võrdsus, solidaarsus. Et ma saaks aru, et niisugune otsus tuleb kuskil, ma ei tea, Hiinas või Venemaal või Valgevenes. See on Euroopa Liidu liikmesriigis, meie naaberriigis võetakse vastu otsus, et parlamendi liikmed ei saa täita oma mandaati, sest parlamendi enamus ütleb niimoodi. See lihtsalt ei ole normaalne. Ja teine on Austria näide, kus selle nädala esmaspäevast, 15. novembrist, peavad kõik vaktsineerimata inimesed või kes ei ole siis koroonat läbi põdenud, olema koduarestis. Sisuliselt nad võivad minna tööle, koju tagasi, käia kiiresti toidupoest läbi või apteegist, niisugune eluks hädavajalikud kohad, ja nad ei või isegi õue minna. Nad peavad istuma koduarestis, sest nad on vaktsineerimata. Vabandust, aga see, et ma saan aru, et on inimesi, kes ütlevadki, et mis siis, et sundvaktsineerimine on hea, tühja sinu mingid isikuõigused, põhivabadused, meid ei huvita see, kuna me läheme selle hüsteeriaga kaasa. Et ega samamoodi, eks ole, et 1941 küüditamine, et tulebki saata kulakud Siberisse. Et mis sa oled nii rikas, mis sa siin ekspluateerid vaest töörahvast ja lähedki Siberisse tööd tegema, eks ole, ja sured selle ära koos oma naise ja lastega. Et ma saan sellest mentaalsusest aru, et neid inimesi on ühiskonnas.
kõikides riikides, et siin pole Eesti kindlasti nagu ainukene, nagu ma ei tea, halb riik. Kõikides riikides on massiliselt inimesi, kes põhimõtteliselt tahaksid saata inimesi koonduslaagrisse, kui ühiskonna mentaalsus ütleb seda. Aga see ei ole normaalne. Ja sisuliselt seepärast me teemegi siis kirja Euroopa Komisjonile, et mis on Euroopa Komisjoni seisukoht nende piirangute osas, mis on Lätis ja Austrias vastu võetud. See on vastuolus tegelikult ka Euroopa Liidu aluslepingutega, mis käsitleb nii-öelda keeldu diskrimineerida, käsitleb õigusi põhiõigusteks, vabadusi ja me tahamegi näha, et mida Euroopa Komisjon ette võtab. Et kui on mingisugune kohtureform Poolas, siis kõik on tagajalgadele karjuvad ja kisavad. Aga nüüd, kui teistes riikides koroona varjus põhimõtteliselt pannakse üles diktatuuri, siis mis te nüüd teete? Teine asi, millega ma siis tegelenud olen, on just libe komisjoni istung. Ma just olen praegu sinna minemas. Kohe peale selle videosalvestust algab mul komisjoni istung siis tsiviilasjade komisjonis, kus on kõik need migratsiooniküsimused. Seal on hääletused. Ma pean hääletama 2 raporti üle, mis käsitleb siis rohkem tsentraliseeritud Euroopa Liidu kontrolli, mis puudutab küberkuritegusid, interneti turvalisust. Ühest küljest arusaadav, et koostööd on vaja teha. Jah, mingi piirini see on hea, samal ajal, kui Euroopa Liidu roll läheb seal liiga suureks ja kogu koordinatsioon käib ainult läbi Euroopa Liidu, siis ma ütleksin, et me läheme liiga kaugele. Et liikmesriikide pädevus on olulisem kui õigus anda Euroopa Liidu tasemel tsentraliseeritud õigust siis hallata kõiki küberkuritegude uurimist. Ja seetõttu meie poliitgrupi pealt meie hääletame selle 2 raporti vastu. Ja seejärel algavad mitmed olulised debatid Euroopa Komisjoni esindajatega ja minul on siis grupi poolt sõnavõtt kuni 2 minutit, mis puudutab COVID-sertifikaadi siis rakendamist. Seesama asi, millest ma rääkisin selle sama video alguses. Ehk kuidas on seda rakendatud, kas see on hästi läinud, halvasti läinud ja just nimelt seal komisjoni istungil ma täna just tõstangi selle üles, et 6-7 kuud tagasi, pool aastat tagasi väitsid Euroopa Komisjoni esindajad, et see mitte mingil juhul ei too kaasa mingit selekteerimist ühiskondades, diskrimineerimist, aga tänaseks päevaks oleme olukorras, kus isegi Euroopa Parlamenti ei või tulla valimistel valitud parlamendi liikmed, kes esindavad oma valijaid, oma koduriike. Nad ei või tulla parlamenti ilma, et nad näitaksid ette COVID-passi, et kas sa oled vaktsineeritud või läbipõdenud. Minul on mõlemad olemas. Mina vaktsineerituna ka nakatusin viirusega, ehk see vaktsiin oli kindlasti väga tõhus, aga kui mul seda passi ei oleks, ma peaks ka reaalselt vaidlema või minema Euroopa kohtusse, et see Euroopa Parlamendi presidendi otsus on diskrimineeriv ja ületab oma volitusi, kui ta piirab teiste parlamendi liikmete õigust tulla täituma mandaati siin majas. Ja mitmed minu kolleegid on läinud kohtusse, saanud esmase õiguskaitse Euroopa kohtust, et ei saa piirata demokraatlikult valitud parlamendi liikmete õigust oma tööd teha ja hääletada Euroopa Parlamendis. Aga et kuidas siis Euroopa Komisjon nüüd suhtub sellesse, et see hästi algatatud sertifikaat on viinud tegelikult selleni, kus liikmesriikides, nagu näiteks Austrias, Lätis, ka Eestis väga suurel määral, põhimõtteliselt diskrimineeritakse neid inimesi, kellel seda sertifikaati ei ole või kes ei ole vaktsineeritud ja keda sunnitakse vaktsineerima ähvardusega, et sa muidu saad vallandatud või ei tohi isegi nina välja pista oma kodust nagu Austrias. Ja et mis on siis Euroopa Komisjoni lahendus sellele probleemile, mida nad ise tekitasid. Ehk siis vaatame, mida nad vastavad. Kindlasti see komisjonist, see minu sõnavõtt ja vastus selle minu küsimusele tuleb kindlasti üles minu sotsiaalmeediasse, YouTube'i kanalile, kodulehele. Kindlasti jälgige seda, jagage seda. Ja kolmas asi, mis ma lõpetuseks saan teada, et nüüd lähipäevil, võib-olla täna homme, tuleb minu kodulehele jaakmaritsa.ee esimest korda avalikuks üks põhjalik uuring ja analüüs, mille ma tellisin vastava valdkonna ekspertidelt Eestist seoses inimõiguste konfliktist islami inimõigustega. Kuna Euroopas, eriti Lääne-Euroopas on suureks konfliktis olnud viimase 10-15 aasta jooksul pidevalt moslemite arvu kasv, ehk nad sigivad väga kiiresti võrreldes vanade eurooplastega. See elanikkond kasvab mühinal, eriti Saksamaal, Prantsusmaal, ka Rootsis. Ka Eesti tegelikult hakkab selle probleemiga rinda pistma järgnevate aastate jooksul, järgmise 10 aasta jooksul kindlasti, siis tellisin väga põhjaliku uuringu, mis annaks sellise teadusliku aluse, akadeemilise aluse selleks, et tõestada, et islami inimõigused ehk šariaadi seadused ei suhestu ja ei hakka mitte kunagi suhestuma Euroopa inimõigustega. Need on täiesti diametraalselt vastastikused, need ei klapi kokku
aga et selleks oleks ka nii-öelda teaduslik alus, põhjalik analüüs, taustauuring, siis ma tõesti tellisin selle valdkonna ekspertidelt väga põhjaliku uuringu, kus arvestatakse nii-öelda islami inimõiguste šariaadiseaduse ajaloolist arengut, Euroopa inimõiguste arengut, tänast konteksti, kuidas neid rakendatakse ja põhilisi konfliktiallikaid Euroopas tänasel päeval. Nii et ma kindlasti soovitan siis külastada minu kodulehte, lugeda huviga seda uuringut. Selle uuringu avalik esitlus toimub ka, see toimub 28. novembril kell 14.00 Tallinnas, kuid kuna meil on need koroonapiirangud, kus põhimõtteliselt on pandud piirang, et avalike ürituste korraldamisel pead hakkama kontrollima vaktsiinipasse ja kõike muud, siis ma kahjuks ei saa teha seda avaliku üritusena ja seetõttu tuleb see kinnine üritus erakonna liikmetele ehk kõik meie erakonna head liikmed, teie olete kindlasti oodatud selle ürituse reklaam ja avalik teave tuleb lähiajal, lähemate päevade jooksul kindlasti ka sotsiaalmeediasse, erakonna meililisti ja siis erakonna liikmed, kes on huvitatud selle üritusel osalemisest, 28. november, pühapäev kell 2 pärastlõunal Tallinnas, siis saavad kindlasti osaleda, sest see on sellisel juhul kinnine üritus seaduse mõttes ja sellisel juhul me ei pea hakkama seal kontrollima sinu vaktsineeritust või läbipõdemist või testi tegemist. Nii et et säilitada nii-öelda terve mõistus ja mitte minna siis konflikti riigivõimuga, kes võiks tulla meie üritust laiali peksma. Aga see on siis asi, millega ma olen tegelenud ka viimastel kuudel ja mis nüüd lõpuks on valmis saanud. Ja iga inimene saab seda loomulikult lugeda siis minu kodulehel, seda uuringut, panna sealt tarkusi kõrva taha, et kui peab hakkama kunagi mingisuguste sallivate inimestega debateerima ja väitlema, siis on olemas väga head argumendid, et oma seisukohta kaitsta. Eriti peaks seda lugema kindlasti meie erakonna nii-öelda algajad poliitikud või juba ka tegevpoliitikud, kes järgmiste valimiste debattide all peaksid hakkama siis väitlema immigratsiooni teemadel, islami teemadel, et oleks olemas see nii-öelda pidepunkt ja teave, et millised argumendid on tõesed ja kuidas siis väidelda vastu kõikidele vasakpoolsete liberaalidele, kes lähtuvad emotsioonidest, mitte faktidest ja päriselust. Seniks aga ma soovin teile kõigile ilusat jõuluootust, varsti on esimene advent, püsige terved, samal ajal pidage vastu, loodame, et tänane valitsus varsti kukub, Kaja Kallas on vist juba närvivabusse äärel, mul ei ole tast väga kahju, aga ma arvan, et eks ta peabki leidma endale jõukohasema töökoha. Teie püsige ka kindlad, jälgige minu kodulehte, jagage edasi seda videot ja ma soovin teile kõike ilusat ja kohtume taas järgmisel nädalal juba taas Strasbourgist Euroopa Parlamendist.